Nii, tere päevast, ma olen siin Tartu linna raamatukogu ees. Täna on vist pühapäevane päev, siis kedagi siin pole segamas, siis ma võib-olla istun. Te võib-olla istu ka, sest need pingid on kuidagi väga jäätunud ja lumised ja märjad. Aga ma olen siin natukene mõtisklen. Ja tegelikult see koht on natuke sobiv ka, sest see on selline ilus vanaaegsemat arhitektuuri siin ja millest ma tahtsin rääkida. Lugesin eile vaimustavat lugu, oli vist selles Objektiivi portaalis oli Roland Tõnisson kirjutanud nendest dekabristidest väga-väga hea loo, mis nagu hästi haakub paljude asjadega, millele ma olen juba pikemaid aastaid mõelnud. Ja mis see lugu nagu omapärane oli sellepärast, et mina nagu koolis väga vene ajaloole tähelepanu ei pööranud, nagu muudelegi vene asjadele. Aga mul on nagu hägusalt meeles kaks asja dekabristide kohta. Esiteks, mul on meeles, et nad olid väga head inimesed koolitönnis kuidagi traagilise saatusega ja nii edasi. Ja teiseks mul meeles see, et kui vene aeg ära lõppes, siis üks ajalooõpetaja ütles, et eesti keeles ei ole dekabristid, on hoopis detsembristid. Olgu nad dekabristid ja detsembristid, mul vahet ei ole, aga see on meeles jah, et nad olid nagu head inimesed. Ja siis selles arvamuses oli või selles artiklis või tekstis oli kirjas, et tegelikult nad ei olnud head inimesed, nad kõik pidasid päris orje ja ütlesid sellised lontrused või isegi lurjused. Ja seal oli selline Liia mees, Graf von Benkendorf, kes oli tänavapõttes siis selline politseiuurijad, nende ülem, kes siis oli vastutav nende dekabristide kantseldamise eest pärast seda, kui nad kinni püüti ja nad ka hukati. Ja siis ütles väga huvitav, ütles, et vaadake, kui keegi teist päriselt ka nii elab, nagu ta siin väidab, eks ju, või millest ta võitleb, siis ta on vaba. Ta vastutakse uurimise alt ja ta austab seda, kes on kelle sõnad ja teod on kooskõlas. Ja ta ise ütles, et mina ei ole liberaal, aga seal Liimaal vabastasin oma pärisorjad, siis eestlased ju tegelikult, ja kuskil Tambe oblastis vist ka, ja kõik on see ei ole niisama, et sa vabastad oma orjad, või pärisorjad, et sa pead ju vaatama, et nad kuskil ula peal oleks, et nad silla all kuskil elaks, eks ju. On see maad anda, eks ju, raha, elatusvahendeid, eks ju, tuleb vaadata, kuidas see käib. Ta maksis 5 aastast nendest ka riigi maksud ära ette. Ja kui teate, et kui sul on päris orjad, sa oled siuke mõisnik, sa saad ju kohutavalt tulu, ja kui sa võid järsku sellest tulust loovuma, see on ikkagi väga, lööb ikka väga suure majandusliku põntsu. Lapsepõlves oli see kuulus orjusest, see kuulus romaan Sõnu Tommi Onnike, ja seal oli üks väike selline fragment, mis mind jäi tükiks saaks vaevama, see oli selline seen, et keegi põhjaosariikides, kes oli täiesti orjuse vastane, sai lõunaosariikides päranduse, eks orjad. Ja mis ta siis tegi, ta müüs need orjad maha ja võttis raha. Ja siis tegi küsimus, mida inimene tänapäeval teeks. Mida sa tänapäeval teeksid, kui sa näiteks, ma ei tea, mitme 100 000 või 500 000 või ma ei tea mille eest saad orja. Et ise oled orjapidamise vastane. Huvitav küsimus. Ja teine küsimus on veel, et kui sa pärid äkki kellegi, kes ei ole su lähisugulane, sa oled pärandi maks äkki maksma. Mis sa siis teed, kui nad on orjad tegelikult. Ja see on väga huvitav küsimused, et see orjuse, päris orjuse kaotamine ei ole nii, et sa lihtsalt kirjud kuskile alla ja kõik valma, et see on väga raske protsess. Ja see Benkendorf tegi selle protsessi läbi oma enda mõisates. Ja samas ei hüppanud, et ta on mingisugune, ma ei tea, vabadusvõitleja või liberaal või ma ei tea, keegi. Ja selles mõttes selle lugu mind väga vaimustas, sest kes need siis need dekabristid tegelikult olid, täna mõttes, pigem sellised tüübid, kes panevad Facebookis endale tühja südame või mingisuguse, ma ei tea, lipu või värvid või ma ei tea midagi. Ühesõnaga hüppavad liiga palju. Aga tegus ei ole. Üks lugu, mis oli mul meeles minevikus, mida ma enne ka rääkinud, oli see, kui ma elasin Kataloonias, siis ma käisin seal ühel
saksa keele kursusel käisin huvi pärast ja seal oli üks noor tüdruk, vegan, kes heitis mul alati selliseid kurje pilke mu kilekotile. Ma mõnikord käisin poest läbi või kuskil, mul oli kilekott kaasas. Ja ta heitis väga hukkamõistvat pilke sellele kilekotile. Ma saan öelda, et selline kliimavõitleja midagi sellist ka, jah. Ja no siis Viktor oli meil tunni osa oli mingi ankeet, et kui palju me siis roheliselt elame. See oli veel selline... Ja õpikud on tegelikult ju ka sellised ideoloogia vahendid tegelikult, mis harjutusi seal õpikutes on, eks. Aga ma tegin ausalt ankeed ära, tollel ma ei lennanud, ei käinud kuskil lennukiga reisimas, ega elasin oma tagasihoidlikku eluautot ei olnud, eks ju. Ja ma sain nagu väga rohelise tulemuse, sest mul oli isegi keskkütet oli korda ei olnud, mitte vist kindlasti olnud. Ja nojah. Ja tema muidugi käis lennukitega Ameerikas igal pool oma sugulaste sõpradel külas ja elas tegelikult see laia leht elu, aga lihtsalt see imidž või selline väljanägemine, selline kliimavõitleja oma. Ja tema sai väga negatiivsed, väga halvad punktid. Ja pärast seda mu kilekott enam inetult ei vaadanud. Sest tema sai aru, et teod ja sõnad peavad olema koos kõlas. Ei saa olla nii, et sa tuled kellelegi kallale väiksema asja eest, mida sa ise teed. Aga sellest Graf Benkendorfist huvitav tegelane, ma hakkasin uurima, kes ta siis oli ja avastasin, et otseliinis tema lapse ja nii edasi laps on koos minuga heebrea keelt õppinud. Olime koos tunnis ja ma hakkasin vaatama, kas on natuke sama nägu ka ja kergelt oleks tundumat on, aga kergelt tundus, et ei ole. Aga jah, otseliinis jah, tema lapse ja nii edasi laps. On mul siis olnud ka sõppur, jah. Selline tore kokkusattumus ka, jah. Aga kuidagi kõik see läheb tegelikult, ma olen siin ortodoksi kiriku juures just, jah, et läheb kokku selle kehalisusega. Et kui ma olin Argentiinas, siis surned on Argentiinas väga huvitavad, eks ju, mingid majakesed, väike linn, nagu linn, tänavad, majanumbrid, eks ju. Ja siis on, üks majake on nii hästi meeles, kus oli akendes oli selline armas selline kardin, nagu mingi vanaema majakene, eks ju. Mingi aiamajake, midagi sellist ja vaatad kardina vahelt sisse, seal on selline voodi otsas, et oli selline lavatus või riiul. Ja vanaema on ka seal lavatsil. Muidu vanaema on sellised kõdunevad, mädanevad kondid, pehkinud pigem, jah. Kondid, aga vanaema on seal ja kui ütelda, et lähme vanaemale külla, siis vaatad kardina vahelt sisse, näed vanaema, tere vanaema, vanaema on pehkinud kond. Ja mõned vanaemad olid sellised ka, et olid sellised mitmekorruselised lausa ja siis oli selline maapinnast natuke allapoole, selline soklikorrus või keldrikorrus või selline. Ja seal oli ka mõned lavasitel kondid. Ja täna muidu räägitakse, et paljud noored elavad vanaema keldris kuskil või ema keldris või isa keldris. Ja ma ütlesin, näed, Argentiinas tegi peale surma. Ei pääses oma vanaema keldrist surnute linnas. Ja see kehalisus tähendabki seda, et kui sa oled kehaliselt kohal, siis sa võtad vastutuse, et sa oled tegude tasandil seda, mida sa räägid ka, mitte ei topi kuskil vooruse vöid Facebooki ja ei kriiska. Huvitav jah, et koolis öeldi, et dekabristid on head ja Graf Benkendorfis ma küll ei mäleta, kui ma midagi rääkinud. Niisiis, aga võib-olla tegelikult hoopis vastupidi. See oli tänane puterdus ja mõtisklus, et ei maksa kõike uskuda ka, mida koolis räägitakse. Nagu ikka.